Tere! Mina olen Karl Robert Saaremäe ja räägin täna peamiselt ühest aktsioonist, mille me isa Üllar Saaremäega siin karantiinis olles ette võtsime. Me nimelt vaatasime, et paljud muusikud astuvad üles autori- ja kodukontsertidega ja mõtlesime, et näitlejad võib-olla võiksid siis ka midagi omalt poolt publikule pakkuda sel ajal, kui me siin koduseinte vahel peame olema. Tekstid, mida me ette lugesime, on pärit Juhan Viidingu, Juhan Liivi ja Juhan Smuuli sulest ja nad koonduvad siis ühisnimetaja Johannese passioon alla. Ja kui me 24. aprillil selle aktsiooni ette võtsime ja alustasime koostööd Meelis Kubitsa ja tema poolt kureeritud internetisaidi benedict.television.ee ka, kuhu siis kogu meie materjal 3 kaameraga üles võeti ja üles laeti. Ja ma saan aru, et väga paljud väiksemad teatrid, kellel on sarnased ambitsioonid, tegelikult kasutavad seda .television.ee platvormi sarnastel eesmärkidel. See kõik minu teada on täiesti tasuta, vähemalt meil oli ja vähemalt nii palju, kui ma olen ise ringi vaadanud, siis paistab, et on tasuta, võib-olla on võimalik selle eest ka kuidagi raha küsida, ma seda täpselt ei tea. Me märkasime, et juba esimesel päeval vaatas meid interneti vahendusel otselülituse kaudu ligi 1200 pealtvaatajat ja mängu toodi ka 11 erinevat riiki, seega internet on tõesti väga laiahaardeline ja eestlased üle maailma sattusid sellele leheküljele. Nüüd hiljem 8. mail, kui sellest aktsioonist on möödas umbes 3 nädalat, on vaatajate arv natukene rohkem kui kahekordistunud. Seega meid ja meie seda luulelugemist on vaadatud üle 4000 korra. Me saime kohe alguses aru, et ega see ei ole selline raha tegemise aktsioon ja me ei proovinudki sealt endale taskusse midagi sokutada, vaid mõtlesime, et kui meie oleme siin karantiinis, et millest me kõige rohkem puudust tunneme ja märkasime, et kuna minul on nüüd 2 väikest õde, siis me tajusime kuidagi kõik koos, et kätepaare nende 2 õe kasvatamiseks on meil vähe ja me tundsime, et kõik kallid kuulajad ja vaatajad, kes tahavad kuidagi kedagi toetada, võiksid toetada paljulapselisi peresid. Ja nii palju, kui ma nendega suhelnud olen, siis ma olen teada saanud, et nende arvelduskontodele on saabunud nime all Johannese passioon ligi 400 eurot. Ja ma arvan, et mingil määral ikka need digikultuuri väljad või võimalused läbi interneti kuulajate, vaatajate, osalejatega jagada oma mõtteid. Et see on osa meie tulevikust. Ma kindlasti loodan, et ta ei ole päris meie tulevik või et ma küll ei tahaks, et kogu asi sinna ümber koliks, sest et mulle meeldiks ikkagi publiku ja näitlejatega teatris kohtuda ja see võiks jääda ikkagi sellisel kujul kestma. Sest et kui ma käisin nüüd sügisel Londonis vaatamas Sir Ian McKellani monolavastust, siis tema ütles kuidagi väga tabavalt, et teater on siin ja praegu, mis ühest küljest on ju ka ilmselge, aga et filmid tema jaoks ja minu jaoks seesama kuidagi digitaalne andmekäsitlus või selline, et mina räägin siin kaameraga ja keegi, keda ma tegelikult ei tea, kes või kus ta on, vaatab mind ühel hetkel, et see on rohkem nagu siis, et ta on kuidagi nagu möödunud ja et sinna ei pruugi jäädvustuda kogu selle hetke unikaalsus. Küll aga usun ma, et need meediumid on võimsad ja läbi nende on võimalik levitada oma sõna. Küll aga eelistan mina alati vahetut energiavahetust ja loodan, et ma ühel hetkel ei pea enam siin enda köögis ainult kaameraga rääkima, vaid et mingil hetkel istub minu vastas ikkagi mõni päris inimene.